8, 9, 11, 12, 14, 15. Seitseteist, 19, 20 tulen. Frank! Sa piilusid? Ei piilunud, su pead oli näha. Sina loed. Sa räägivad, et Eedil olla poeg. On jah. Vähemasti oli. Ta oli väga väike poisike, kui ta siit ära läks. Võib-olla ta ei teagi, et isa. Igatahes Kirstu ei ostnud. Oleks ta Eedi juurde jäänud, oleks samasugune joodik. Üks joodik rohkem. Vot. Kus nad küll jäid? Mis sa ise arvad? Miks sa välja rääkisid? Anna. Joo ka kiiresti, mul on veel 2 pudelit vaja. Loll. Lucia! Mis nüüd juhtus? Mis sa... Kaido ostab mulle karula. Tõuse ülesse. Mis sa tormad niimoodi? Sa said haiget ka või? Vaata, niisugused must saane. Tule, lähme klassi. Kõik on teised juba klassis. Ei valuta kuskil. Aga jah, tubli. Klassi, kõik. Nii, kõigil on töövihikud laual. Tänase tunni teema on meil... Õpeta, mul pole töövihikut. Oh, heldeke küll. Hea küll, mine võta riiulilt Antsu oma. Minu arust ei ole sul terve aasta seda töövihikut kaasas olnud. Sul vist ei olegi seda enam. Nii, tänase tunni teema on meil, mida me teeme pühapäeval. Teiega Sara ja Jasmin. Tüdrukud Jasmin ja Sara, pöörake nüüd ümber ja hakake tööle. Tänase tunni teema on... Mida me teeme pühapäeval kodus? Ja esimene küsimus on, mis kell sa pühapäeva hommikul ärkad? Anto, palun. Kell 8. Ikka täis vastus? Ma ärkan pühapäeva hommikul kell 8. Ahaa, kas sa pühapäeval ka kauem ei maga? Ei, ma pean aitama isa mullikaid sööta. Vaata, kui tubli poiss. Tore. Mina tõusen kell 2. Ei, kell 5. Kella te õppisite juba lasteaias. Kas kell 5 on hommikul? Mina tõusen õhtul, võtt. Tal on laupäevast veel pea haige. Rein, mis jutt see nüüd oli? Too oma päevik siia laua peale. Istu maha ja hakka tööle. Nii.
Ja nüüd me kõik esitame oma pinginaabrile küsimusi ja vastab naabri õpeta omadele. mulle WC-sse minema. Olli lubas mulle oma vana niiva anda. Sellega lähme augustis Antslasse romurallile. Mind ei võeta, ma olen laps. no mis laps sina enam oled, sina oled suur mees. Pruut ka ja? Lahe hääl on ju. Näed, ma saan sulle ise täiesti juhtida praegu. Julged? Väga õige, sa teed väga hästi, palju paremini kui mina. Vaata, mina vingerdasin. Teie maja põleb! Maria. 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 Küll on tore, et me nüüd endile päris muusikaõpetaja saime. Meil oli ennem ka laulukoor, isegi 2. Muidugi.
Mul läks õpetaja Purgale üks küsimus ühe lapse kohta. Lucia Rist. Ja, Lucia. Lucia Rist. Lucia Rist. No temal on tõeliselt halvad hinded. Kuidas ta esimeses klassis hakkama sai? Esimeses klassis oli parem. Olete te vanematega rääkinud, et ta klassi korduma jätta? Teda ei saa ju viia 3. klassi, kui ta ei ole omandanud 2. klassi materjali. Ega sellest kodust suurt abi loota ei ole. Eelmisel aastal ema käis poes tööl. Siis oli natukene parem. No palju parem on need asjad. Aga sest ajast, kui ta lahti sai, muudkui võtab viina ja üks pidu ja trall käib iga jumala päev. Ja isa? Isa on surnuaiavaht. Aga meil on siin väga väike surna, et vahel arva, kui kedagi maetakse. Nii et käib ehitamas, kui mõne töö otsa leiab. Ja ega tema Mariale niikuinii suurt midagi öeldud ei saa. Palju teil ei ole enam tööd? Need joovadki. Ma ei saa aru, kust kohast nad raha saavad. Ja laste peale ei jäägi enam midagi, eks. See on nagu meie surnuaias. Ingel või? Ingel on Jumala sõnumitooja. Kui tal tiivad on, siis ta saab lennata. Polegi veel poodi jõudnud. Teil ei ole kodus midagi süüa. Aga sa anna raha, me lähme poodi. Rohkem ei ole, tead. Homme tuleb ka värske roog, nii et kui homme tuleb ka jogurtit ja kõike. Head aega! Kai! Siin on olema tütar. Jaa. Läks tamm! Läks tütar. Joo, tästä Minä ei tiedä sitä. Mä oon mitu. Minä näyttäisin vai? Miski moitti jotenkin välja. No niin, lähdin. Kalu! Vaata tätä! Oota natuke. Mis need on? Mis need on, ma küsin, kauge minema ja kiiresti. Ja isale räägin ma kõik ära, kiiresti minema siit. Jumal küll. Oli hea tütar või? Loomulikult, ega käbi siis kännust kaugele ei kukku. Proua kunstnik on oma idika sulle sööma plaaninud või? Ta ei anna sulle enam suitsuraha ka või? Mis tal endal on? Tal ei ole midagi, noh. Nüüd on seal albus tööl, eks ta siis toob. Anne, noh, laena mulle suitsuraha. Sulle raha? Näeme. Näeme.
Tšau. Tšau. Tule siia. Nii. Vargaplikk oled või? Pooliivi lärmas üle terve poe, nii kui mind nägin. Tüdruk pistis 2 marssi taskusse. Oota. Küsid suurem varas on, kas Ljuska või poeliiv, jah? No raisk, on mis on, aga ühte ma ütlen, see on kindel, et varastada ei tohi. Seda ma ütlen. Sest ega ema ju ei varastanud. See poeliivi kirjutas oma puudujäägi ema kraesse lihtsalt. Enam ei tee? No naine, otsi pitsid välja. No nii, tüdrukud. Nüüd sõidame Soome. Lennukiga. Tubukene, no kes see siis lennukiga Soome sõidab, noh? Laevaga, ikka laevaga. Skool! Nüüd on nagu päriselt või? Mine tea alguses, mitte päriselt. Ühesõnaga, saad aru, mingisugused Soome surnuaia vahid kutsuvad meid külla. Eesti surnuaia vahte. Või Läänemaa omi või no ühesõnaga mina ka ei tea täpselt, aga igatahes peredega kutsuvad ja sõidu teevad välja ja nädal aega koha peal. Nii et on kohe meil puhkus ja välismareid, kõik. Ma ei tea, no raha on ikka vaja, ma ei tea, no kas midagi osta või selga panna või... Kuule, ära virise, naine. Ma ju järgmine nädal, tuleva nädal teenin ja kõik saab korda ja vaatad, et mama ei jõua. Pliks. Jess, me sõidame Soome. Kas ma saan ka proovida? Oota! Jää seisma! Tule tagasi! Minu uus ratas! Titi. Papa, Titi. Õpetaja! Lucia! Kus sa selle ratta võtsid? Kaide ostis. Ära luiska. Veel ei ostnud, aga ma tahan näidata, millist ma tahan. Kuule, kui sa nüüd koju lähed, ütle tingimata oma isale ja emale ütle ka, et nad tuleksid kooli muga rääkima, eks ole? Eks? Ära unusta! Isa ja ema kooli!
roosa ratas on lihtsalt super. Isa ostab mulle 50 kuubikulise mootorolleri, kui ma aitan talle mullikaid toita. Mina lähen Kaidoga romurallile. Tal ei ole nii võimsad masinadki. Läks järgi. Minu käik, kurat. Kuule. Tuleb ära. Teie võis. We are the champion. Timu on Pane laul. Puhtama ja. Kelle oma see? Minu on. Väga hea, meie oma, meie. See käsi. Mine sinna põrguvana, puntsil mul ei ole isu. Labane. Kuule, sa oled ikka täitsa mees. Sa oled labane ka, tead. No, läheb. Meile meeldib naer. Ja, meile meeldib armastus. Näe, kolmas. Tere. Näe, pane see. Ma otsin Lucia vanemaid. Kaido on albus, on ehitamas, ta tuleb sealt tagasi, siis räägime. Nädala pärast. Jah. Tuleb järgmine nädal tagasi, siis rääkida jälle uuesti põhimõtteliselt. Teie olete ema. Teie olete ema. Jaa. No, mis see on? Ma olen küll, jah. Kas me võiksime korraks väljas rääkida? Pärast välja. Siin ei või rääkida või? Mis sa räägid? Siin on ju kõik omad inimesed. Sõna. Kõik on korras. Tegid isi. Rahu. Mingi jama. Kuule, anna talle üks suitsu. Anna suitsu. Näe, siit tuleb kumar suhkur ette ja läks siit kõik raist tuleb. Sügavales Maria, Maria, kes te üldse olete? Mina olen õpetaja Mets, Lucia, uus klassijuhataja sügisest. Lucial on väga halvad hinded. Olete te üldse teadlik sellest? Mis ma pean tegema? Arutame seda asja homme Haapsalus. Sotsiaalosakonnas mul on aeg kokku lepitud kell 11. Kell 10 me võiks bussipeatuses kokku saada. Jasmiin. Tubli tüdruk, hästi oled õppinud. Sinu pärast ma üldse ei muretsegi. Ja nüüd
Lucia. Kõigepealt on siin diplom maakonna spordipäeva võitjale. Sa oled tubli sporditüdruk, palju õnne. Aga õppimisega sul sel aastal nii hästi ei ole läinud. Nii et vaatame ja arutame, mis just sügisel saab. Ma ei tulegi enam siia kooli, ma lähen Soome. Kes sind nii mustade jalgadega laeva peale laseb? Lapsed. Miks te siis nüüd niiviisi? Kas keegi on kodus? Tere hommikust. Kus su ema on? Kust mina tean? Kodus ei ole või? Ma vaatasin ukse pealt, ma ei näinud kedagi. No siis ei ole. Mis sa tast tahad? Me pidime hommikul Haapsallu minema bussiga. Äkki ta läks varem? Siis sõidame sinuga Haapsallu. Jats tuleb ka. Ei, me läheme sotsiaalosakonda. Jats tuleb ka. Kas teil tõesti kedagi teist ei ole või? Kas sul on kedagi? Meest või? Last või? Peigmeest? Lapsed ei küsi täiskasvanutelt selliseid asju. Ja õpetajale öeldakse teie. Sina oledki siis see uus õpetaja. Ega sa ei tea, Lucia, kas Haapsalu lastekaitsetöötaja on su vanematega kohtunud? Mis lapsi ta kaitseb? Neid, keda on vaja kaitsta. Kui vaja, siis sind. Las ma ka mene. Ma kaitsen ise ennast. Otsime sulle kooli, kus sul on kergem hakkama saada. Te tahate mul lollide kooli panna? See on erivajadustega laste kool. Mul ei ole erivajadusi.
auto on tühi. Me oleme niigi hiljaks juba jäänud. Mis laste kaitsmine see on tühja kõhuga? Vabandage. Tervist. Ma otsin lastekaitsetöötajat Tuvikest. Mina olen Tuvike. Tere, mina olen õpetaja Mets. Ma helistasin teile 2 päeva tagasi ühe lapse asjus. Ja, aga me ei leppinud kokku, et te lastega koos ju tulete. Jah. Lapsed, võib-olla läheme ootame siin toas. Me tuleme kohe. Eks ole, võike siia, istuge siin nii kaua. Olge hea. Nii, astu edasi, olge. See teine laps ma ei tea. Aga Lucia Rist peab minema Niitvälja kooli. Sellel lapsel ei ole tavalises koolis mitte midagi teha. See on ohtlik lasta lapsel sellistes tingimustes elada. No kõigepealt ma pean vanematega kokku saama. Ja kui nad ei tule, siis ma sõidan ise sinna kohale. Ja kui on vaja Niitvälja kooli, siis küll ta jõuab ka sinna. Selge. Nägemist. On plika. Kuule, mis teie siin teete? Mängime. Kus ema on? Homme on Soome sõit. Kuule, ostame Mariale või? Ma ostan endale need. Võta Mariale ka. Äkki sa leiad seal Soomes tööd ka? Mine tea, äkki leiangi, jah.
see on nii seatud, et aeg ei peatu, vaid aina edasi lendab. tšau, Maria. Ja Kaido. Robertil on täna sünnipäevapidu, te ju tulete? Meil on homme vara reisi peale minek. See mõni kilt, ma toon teid ise tagasi. Ma ei tunnegi seda Robertit. Tule, tule. Sa mõmised pidu. Ma olen seda meest ükskord elus näinud. Ma võtan ainult ühe tervisenapsu. Ma olen kohe tagasi. On ju? Sa, Kaido, ära ainult pane paha. Nad kontrollivad ennem, kui laeva peale lasevad, kas jalad on puhtad. Üks mees ja üks plika. Kirjas oli, et perekond. Kaido, sina oled üks hea mees. Jussi! Me teeme su naise tagasi. Teeme su naise tagasi. Emme tuli. Ära Kaido. Emme tuli. Kaido, mida moositad? Lähme nüüd Soome. Lähme. Tule nüüd. Mulle meeldib nae. Mulle ka. Lähme nüüd. Hüva, Mats. Mats, kuule! Mats, tule Soome! Tule tsikli järgi. Nii, hüva matka. Kaikki ja kullassa. Lähme põrpa järgi. Se hautaustyötekijä, se Jorma, niin ei se olekaan täällä. See töötegi see surnuaiavaht, kes siin töötas, see sõitis Lapimaal või midagi ämma matustele, et võib-olla ei tulegi tagasi. Sealt... Mis asja? See Joo. koht on päris vaba või? Ei, on see vabana see paika? On. Hei, tervetuloa. Tere tulemast, Sirpa Lakso. Hei. Kaido. Sirpa, Maria. Lucia. Sirpa. Mä olen siinä kirikoopettaja. Mä räägin natuke eesti keelt ja vene keelt. See Jorma siin... Ja тоже говорю по-русски. Хорошо. Me sanotta, et see Jorma, et... Jorma läks ära. Kui te tahate, siis ma võtan teid enda juurde. Oi, kiitos. Lucia. Ma ei taha süüa.
tere tulemast kohtumise terviseks. Kus teil telekas on? Meie tahame nüüd koos õhtust süüa. Kui sina süüa ei taha, siis ma vien sinu magama. Sa arvad, et ma lähen kell 9 magama või? Või ma pole varem tina panemist näinud? Lucia, marss magama! Küsid või? Selleks peab mingi sobiv hetk olema. Sa oled nagu Pipi Pikksuk. Magama ei taha mennä. Olet sä Pipi raamatut lukenut? Жизнь моя в полной жопе. Еда у меня нет. Ты что, Маша? Чего ты? У тебя же ребенок есть. Kus sa?
Tere hommikust. Kes siin veel elab? Sa mõtled minu kodus või? Kedagi ei ela? Meest või last või? Ema, isa. Isa ja ema on. Nemad elavad Helsingis. Aga meest ega laps ei ole. Sa oled vana ka. Aga kellele see söök on? Enda jaoks. Ja nüüd teie jaoks. Sulle ikka meeldib võõraid inimesi toita. Ega sa mulle enam niin väkev võõras ei olegi. Teemme oikein munarooga. Su isä ja ema tahavad ka syyä. Jeesus esitti vielä vertauksen. Eräällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmää, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille, jo 3 vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viinipuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se. Sehän vain vie voiman maasta. Mutta puutarhuri vastasi, Herra, anna sen olla vielä 1 vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää. Jollei niin käy, käske sitten kaataa se. Mis see on? See või? See on Maria. Nagu minu ema. Ja Jeesuse ema. Rumalat inimesed lõid ta poja risti. Ja ta suri ära. Ja suri ära. Ja tõusis surnuist üles. Pärast seda ei pea keegi enam surma kartma. Sa usud ise ka, mis asja sa praegu räägid? Kuidas saab normaalne inimene üldse hakata kirikuõpetajaks? Minu isa oli kirikuõpetaja. Ma tahtsin ka inimesi aidata. Minu isa oli joodik. Ja sellepärast ma seda sinu jumalat ei salli ka. Vaat sellepärast, et tal on täiesti pohhui. Tal ei ole mitte kellestki kahju. No näiteks Jats. Jats on täielik idikas. Ta ei oska suud ka kinni panna. Ainult sööks. No mida Jats halba on teinud, ah? Jats on Jumala sõnumitooja. Mis asi? Ingel. Ise ta ütles. Kuule, Jats ei oska rääkida. Natuke ikka oskab. Ta on meie ingli nägu. Mis see Jats nagu lendab ka või? See on veel see kõige väiksem asi, mis inglid teevad. Mis nad veel teevad? Inglid valvavad meid ja kaitsevad. Iga uhe selja taga seisab ingel. Siis minu selja taga seisab Jats. See on Turun kindlus. Meil on Haapsalus samasugune. Ainult suurem. Sa ei usu või? Ma näitan, kui sa meile külla tuled. Õpetaja Purga leidis ka väga vanana mehe. Äkki sa leiad ka veel kedagi? Ega ma enam väga ei tahagi. Aga selline väike tüdruk nagu sina võiks mul küll olla. Nagu Pippi Pikksukk.
peab oksendama, muidu tuleb alkoholimürgitys. Kas te seda ei ole mõelnud, et Maria peaks minema alkoholiravile? See maksab raha. Sa võta Kaido endale surnuaia vahiks. Kaido ju elab Eestis. Aga me tuleme Soome. On ju, Maria? Soomes on ka suur tööpuudus. Kaido, nägemist. No? Ma tulen teile Eestisse külla. Давай. Прощай. Спасибо. Ja za što? Tervita Jatsi Inglit. Jats. Kalli. Näed, me ei jäänudki Soome. Istuge lauda, palun. Mida sa teed? Palvetan muidugi. Õnnistagu taevaisa seda sööki ja jooki. Proosit. Esimene söök on lamba karree Hiina moodi. Telekat söögi ajal ei vaadata. Parem üldse ei vaadata.
tere! Tere! Jõudsite lõpuks tagasi. Väga tore, ma olen käinud teid nädal aega otsimas igal pool. Siin ja kodus ja surnuaial ja... Keda te otsite? Teid. Te olete Kaido? Jah. Lucia isa? Olen, jah. Kes teie olete? Mina olen õpetaja Mets. Ma olen Lucia klassijuhataja uuest aastast. Meil oli Lucia emaga kokku lepitud see, et me läheme Haapsallu sotsiaalosakonda ja ta ei ilmunud kohale. Siis me läksime Luciaga ja selle sündroomiga tüdrukuga. Lucia pani seal jooksud, ma olen teda nädal aega nüüd käinud otsimus. Ma võtsin nad selle poe juures auto peale, jah. Just. Ma arvasin, et ta leiab kodutee, kui ta tahab. Midagi peab muutuma. Küllap vist. Palun tulge minuga Haapsallu, läheme sotsiaalosakonda, räägime lastekaitsetöötajaga. Kus see on naiste asi. Teie olete Lucia isa, eks? No, olen. Siin ei ole ju tööd. Kõik, mis ma teenin, toon ma koju. Ma ei räägi tööst, ma räägin lapse kasvatamisest. No, mis lapse kasvataja mina olen? See on tüdruk laps veel ka. Ja... Lucia emal on alkoholi probleem. Kas teil on ka alkoholi probleem? Kes siin siis viina ei võta? Mõni üksik. Kas te olete nõus Lucia tugiperesse andma? Te ei saa ju lapse kasvatamisega hakkama. Kuulete? Kas te kuulete mind? Niikuinii teie otsustate. Või kool või mis teil seal on?
oleks Tallinnas saanud iga mehe, keda ma tahtsin. Ma olin noor ja ilus tüdruk. Sina tõid mu siia maale kõngema. Mul ei ole korralikku kirstugi. Ei sa sure. Läksin Soome, otsin tööd, Kaido. Mis siis meist nüüd saab? Mis siis meist nüüd saab? Mina poogu ennast ülesse. Sinu paneme lastekodusse. Ma ei taha lastekodusse. Ma ei pane sind lastekodusse. Mitte kunagi. Eks? Ega mina ei ole esimene ja viimane naine, kes oma last üksinda kasvatab. Tahad ma teen munarooga? Meil ei ole ju muna. Ma lähen ostan. Meil ei ole ju raha. Ma lähen viin poodi pudeleid. Kaido telefon. Kust see tuli? Laua alt. Tere, jõudu. Mina olen vallavalitsuse lastekaitsetöötaja. Tuvik on minu nimi. mis te siis nüüd tuletegi Luciat lastekodusse viima või? Kes teile seda ütles? No mina ei tea, ütles, kes ütles. Mis te tahate? Ma tahan teid aidata. Raha oleks vaja. No,
kui te tulete Haapsalu sotsiaalosakonda, siis me vaatame, kuidas teid rahaliselt aidata saab, aga tulema peate nüüd kindlasti. Õpetaja Mets on teie peale väga pahane. Sina siis hakkadki auku kaevama. Kaido ei tulegi enam tagasi. Tuleb. Nii kaua, kui ta Soomes on, olen mina. Kuradi Eesti mehed. Ühed on Soomes, teised on Iirimaal, kolmandad lasevad jalgratastega Tiibetis ringi. Nii me välja sureme. Õppe ametit. Kebi auku. Anna vaadne suitsu. Mida sa seal teed? Sa ei näe või? Näen küll, aga ma ei usu oma silmi. Kas ta sunnib sind nüüd enda asemel hauda ka kaevama? Ma proovin teinekord jälle, aga ära sa seda Kaido kohta kellelegi anna, on ju? Ta tuleb tagasi, ma ütlen, teeb seal natukene tööd, teenib raha ja tuleb tagasi. Kurat, siin tööd ei ole. Tead, mina seda raiska küll tagasi võtaks. Kuule, kas sa ütlesid, et Kaido jättis oma mobla maha või? Jättis jah. Mis sa hädaldad, et raha ei ole? Kuule, mille kuradi jaoks need SMS laenud on? Ei, ära seda küll tee. Ma nägin, kui Elmari poeg võttis, me tõstsime viina võtta, noh, raha ei olnud. Ja siis ma vaatasin, kõik vaatasid pealt kaela tõieli. Kaido. Mida sa papistad, see on ju Kaido mobla pealt? Ma ei tea. Ilmest nüüd ütle mulle, et küsi, et mees on läinud ja mobla on läinud või? Ära sa nii küll ütle. Just, nii ütledki. Maria. Luiska. Me peame Haapsallu minema.
Oi, mulle emmel pea valutab. Ma tulen kohe, kohe. Jaa. Oota siin. Kus Tuviken? Tallinnasse sõitis. Mis ta sinna läks? Ma ei tea, te pidite ju hommikul tulema. Aga millal ta jälle tuleb? Homme. Ütle talle, et me tuleme homme jälle. Lähme. Jess! Mis on? Mis on? Raha on. Vaata. Mis me sellega teeme? Mis me teeme? Ratta ostame. Jats, lähme koju. Ööningul pole peaaegu midagi kuuldagi. Jats, lähme magama. Kui sa laulad magama nüüd jää nutab karu
nüüd seisan mina sinu selja taga. Tere, Lucia! No? Tule üles, paneme riidesse, näed, ma tõin sulle uued riided. Ole hea laps, pane riidesse. Kus sa mind viid? Turvakodusse. Lastekodusse. Umbes. Kus Maria on? Sinu ema ei saa praegu tulla. Siis ta ikkagi andis mu lastekodusse. Teie vastu on algatatud kriminaalasi. Tulekahjus hukkus 6-aastane Jatsinta Kerge ja hävis vallale kuuluv kinnisvara. Uurimise ajaks on teil keelatud Riidala vallast lahkuda. Kus Lucia on? Teie tütar on turvakodus. Kus see on? Seda ma teile öelda ei saa. Lastekaitsetöötaja on alustanud menetlust teilt vanemlike õiguste äravõtmiseks. Tere õhtust, kas ma saaksin siin magada? Meile saab kella 10 sisse. Tead sa seda, ma ei teadnud. Sa oled joonud ka. Ma ei ole joonud. Mine minema. Ma ei ole joonud. Mine minema. Ma ei ole joonud! Ma ei ole joonud! Ma ei ole joonud! Alates tulekahjust saati ma ei ole joonud! Kuule! Mis sa laamendad? Mine minema. Ma kutsusin politsei. Mine minema.
Viise Mariale. See on kõik, mis ma praegu teha saan. Rohkem ma praegu ei ole. Aga poole aasta teenistus oleks juba päris kena kopikas. Raha. Kui nad vahepeal luusele teised vanemad leiavad, kas sa siis ostad uue tütre või? Sa kardad. Kardan jah. Kardan, et olen luuser ja jäängi luuseriks. Mis kasu Luciale sellisest isast on? Ütle Luciale, et kui ma tagasi tulen, ostan ma talle ratta. То я виноват. Во всяком случае, не Люси. Они отдали Люси в детдом. Они мне сказали, что это Турвагоду. На самом деле это детдом. Ты не думаешь, что ей там может быть лучше? Me andsime asja kohtusse vanemlike õiguste äravõtmiseks ja teie abikaasa ei olnud selle vastu. Mina ei anna Luciat lastekodusse. Teie ei anna. Mina arvasin ka, kui ma teid seal aknaid pesemas nägin, et te võtate ennast kokku. Aga tulemus, üks laps on surnud. Teine pääses üle noatera. Ma jätan joomise maha. Ma kuulen seda juttu iga päev. Aga kas te kujutate endale ette, mis vaeva selleks peab nägema iga päev, et normaalset elu elada? Kõik need inimesed, kellelt me lapsed ära peame võtma, nende häda selles ongi, nad ei tea, kuidas elada. Nad ei ole näinud, kuidas normaalsed inimesed normaalset elu elavad. Jah, varem oli töö, kolhoosid. Lauda nurga taga visati viina, puhtaid riideid selga ei pandud. Siis kadusid kolhoosid ära, aga inimesed jäid ja ümber ei õppinud. Kas te teate mõnda perekonda, kus elatakse nagu inimesed? No aga mina olen ju linnast. Jaa. Ma tean, keskkoolis olete käinud.
selle isegi ära lõpetanud, aga miks teile sellest miskit abi ei ole olnud, seda mina ei tea. No aga ma jäin ju ellu. Ma jäin ju ellu. Ma ei ole ju surnud, ma võin ju õppida. Ma lubasin Luciale, et ma ei anna teda lastekodusse. Ja et ma seisan tema selja taga. Nagu kaitseingel või nagu Jatsi. Jatsit ju enam ei ole. Oota natuke, hüüdis Pipi talle järele. Kas ta on kiilaspäine? Ei kindlasti mitte, vastas tüdruk tigedalt. Tema õnn tähendas Pipi ja sülitas printsessi südame välja. Tüdruk tõttas edasi, kuid siis hüüdis Pipi. Mä tõin sulle ka Pipi Piksuga raamattu, aga sul juba on. Maria andis mu lastekodusse. Ei andnud. See on nii. Maria on haige ja haige inimene ei saa last kasvatada. Mis haigus tal on? Alkoholihaigus. Joominen noh. Kas see on haigus? Raske haigus. Kas terveks võib saada? Võib, kes väga tahab. Maria läheb haiglasse seda ravima. Sina võid minu juurde elama tulla. Kas päriseks? Kas päriseks? Või seni, kuni Maria terveeks saab ja tööd leiab ja korteria. Ma ootan ikka enda ema ära. Ja võib-olla isa ka. Nüüd unitub